On teisipäev ja praegu on Hormuzi väina põhjas mitu Iraani väikelaeva, mis veel eile hommikul olid pinnal. Näite, Iraan saatis need välja aktiivse relvarahu ajal, käimasolevate läbirääkimiste ajal, samal ajal kui Iraani diplomaadid olid Dohas ja lubasid maailmale, et Teheran eemaldab miinid Hormuzi väinast kohe, kui rahuleppe allkirjastatakse. Ja samal ajal, kui neid lubadusi läbirääkimistel anti, paivaldasid Iraani paadid vaikselt veel miine. Siis ilmus välja USA sõjavägi. Ja need paadid on nüüd rifiks saamas. Siin on CENTCOMi kapteni Tim Hawkinsi avaldus. Vaadake ise. USA väed viisid täna Lõuna-Iraanis läbi enesekaitselööke, et kaitsta meie sõdureid Iraani vägede poolt põhjustatud ohtude eest. Sihtmärkideks olid raketi stardikohad ja Iraani paadid, mis üritasid miine paigaldada. USA keskväejuhatus jätkab meie vägede kaitsmist, olles samal ajal vaos hoitud kestva relvarahu ajal. See on kurikuulus USA FU doktriin. Näete, Iraan tahab, et maailm usuks, et Hormuzi väin kuulub neile, kuna see asub nende piiril, kuid tegelikult on see rahvusvaheline veetee. Ja kui kusagil maailmas on mõni rahvusvaheline veetee, siis USA merevägi on seal seda kaitsmas. Ja tead mis veel? Igaks juhuks ei piirdunud USA ainult nende väikeste paatidega. Nad läksid ka Iraani territooriumile ja hävitasid kõik, mis võiks tulevikus probleeme tekitada. Vaata ise, siin on rohkem detaile. Iraanis kinnitas USA keskväejuhatus just, et USA väed sihtisid Iraani sõjaväerajatisi, mis olid vastutavad rünnakute eest Ameerika sõjalaevade vastu Hormuzi väinas. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest, mida kuuldi piirilinnas Bandar Abbasis. Seal asub oluline Iraani mereväe ja õhuväebaasi Hormuzi väina ääres. Iraani riigimeedia teatab plahvatustes ka teistes linnades. Rünnakud toimuvad ajal, mil käivad ägedad arutelud Iraanis käiva sõja lõpetamiseks. Nüüd on see koht, kus kõik, millest me 2 päeva tagasi rääkisime, vajab tõsist uuendust. Sest vaid paar päeva tagasi rääkisime sellest, kuidas läbirääkimiste kohta ilmus teatud detaile, mis tundusid väga USA vastased ja Iraani meelsed. Nad jätsid mulje, et USA on valmis loobuma kõigest võimalikust, et saavutada mingisugune rahuleppe Iraaniga, mis ei oleks loogiline, sest sõjaliselt võitis USA selle sõja selgelt. Ja lisaks sellele, sõjaliselt rääkides, on peaaegu kogu Iraani sõjavägi lihtsalt olematu. Ja lisaks sellele, sõjaliselt rääkides, Iraani sõjaväge enam ei ole. Vähemalt mitte sellist, mis suudaks Ameerika Ühendriikidega võidelda. Muidugi on neil endiselt Iraani revolutsioonilise kaardiväe IRGC jõugud, kes suudavad veel Iraani kodanikega võidelda. Aga siiski, eelmises videos mainisin, et need lekked, mis välja tulid, pärinesid tõenäoliselt Iraanist. Lihtsalt sellepärast, et kõik need detailid, mida mainiti. Tundus, et Iraani pool tahtis narratiivi kontrollida ja nii saavad nad panna kõik paanikasse minema ning loodetavasti avaldada rohkem survet USA administratsioonile. Ja kahjuks iga kord, kui avalikkuses tekib paanika ka turul. Ja kui turg paanitseb, tõusevad naftahinnad. Ja see tähendabki, et Valgele Majale avaldatakse rohkem survet midagi teha. Ükskõik mida, et turge rahustada. Ja tead mis? Just täna hommikul kinnitas president Trump ise, et need üksikasjad ei olnud täpsed ja USA ei kavatse kunagi nõustuda kokkuleppega, mis lubaks Iraanil omada tuumarelvi. Vaata ise. Üks halvimaid kokkuleppeid, mille meie riik on kunagi sõlminud, oli Iraani tuumalepe, mille algatas president Obama ja Obama administratsioon. See oli otsene tee Iraanile tuumarelva saamiseks. Nüüd, teeme siin korraks pausi, sest isiklikult öeldes ma ei ole sellega täiesti nõus. Muidugi, JCPOA-l oli palju probleeme, kuid tegelikult oli seal ka palju positiivset. Üks neist on see, et JCPOA on põhjus, miks me teame kõiki Iraani tuumarajatisi. Ja seda teavet kasutati eelmisel aastal 12-päevase sõja ajal, kui B-2T lendasid Iraani kohale ja hävitasid tuumarajatised. Ja sama teavet kasutati ka selle aasta sõja ajal. Nii et JCPOA andis meile palju teavet, mida meil enne seda lepet polnud, aga samas polnud see ka ideaalne lepe. See ei seadnud Iraani rikastamisvõimekusele piisavalt piiranguid ja lisaks sellele ei olnud kokkuleppe jõustamine nii range, nagu see oleks pidanud olema. Paberil olid küll tingimused, mida oleks pidanud järgima, aga tegelikult neid pärast lepingu allkirjastamist ei järgitud. Aga siiski, jätkame selle väitega. Trumpi administratsiooni poolt Iraaniga praegu läbiräägitav tehing pole sugugi samasugune. Tegelikult on see hoopis vastupidine. Läbirääkimised kulgevad korrapäraselt ja konstruktiivselt. Olen andnud oma esindajatele teada, et nad ei kiirustaks kokkuleppe sõlmimisega ning aeg töötab meie kasuks.
blokaad jääb täielikult jõusse ja kehtima seni, kuni kokkulepe on saavutatud, kinnitatud ja allkirjastatud. Mõlemad pooled peavad võtma aega ja tegema kõik õigesti. Vigu ei tohi olla. Meie suhe Iraaniga muutub palju professionaalsemaks ja tulemuslikumaks. Nad peavad siiski mõistma, et nad ei tohi valmistada ega hankida tuumarelva ega tuumapommi. Tahaksin tänada seni kõiki Lähis-Ida riike nende toetuse ja koostöö eest, mida tugevdab veelgi nende liitumine ajalooliste Abrahami kokkulepetega. Ja kes teab, võib-olla soovib ka Iraani Islamivabariik liituda. Selle viimase osa juurde tuleme videos hiljem tagasi, sest see ongi see pommuudis, millest ma rääkisin. Trump palub nüüd igal Lähis-Ida riigil, igal moslemi riigil liituda Abrahami kokkulepetega. See pole kindlasti midagi, mida keegi oleks oodanud. Pane siiski tähele veel ühte asja nende eelmises avalduses. Trump nimetas Iraani taas Iraani Islamivabariigiks. See on nüüd juba teist korda vaid mõne päeva jooksul, kui ta kasutab ametlikku väljendit, mida ta varem kunagi ei kasutanud. Ja jällegi, võib-olla ma lihtsalt loen midagi välja, mida tegelikult pole olemas, aga tundub, et jutt on professionaalsem, kui vaadata president Trumpi avaldusi. Nii et loodetavasti tuleb kokkulepe väga varsti. Seda kinnitas ka Marco Rubio ise. Kuulake. Keegi pole selles küsimuses olnud tugevam kui president Trump. Mitmed poliitilised juhid, mitmed Ameerika Ühendriikide presidendid on kõik öelnud sama asja. Iraan ei tohi omada tuumarelva. Ainus, kes on tegelikult midagi ette võtnud ja reaalselt midagi teinud, on olnud president Trump. Seega ei tohiks keegi kahtluse alla seada tema pühendumust sellele põhimõttele, et Iraanil ei tohi kunagi olla tuumarelva. Ja mõte, et see president, arvestades kõike, mida ta on juba tõestanud, et on valmis tegema, nõustuks kuidagi kokkuleppega, mis lõpuks asetaks Iraani tuumaambitsioonid osas tugevamasse positsiooni, on absurdne. Seda lihtsalt ei juhtu. Aga meie eelistus on seda lahendada diplomaatiliste vahenditega. Ja just seda me siin püüamegi teha. Ma arvan, et oleme mõningast edu saavutanud. Ma olen alati ettevaatlik, kui ma seda ütlen, sest paberil võib kõigele nõustuda. Ja asjad tuleb tegelikult ka ellu viia. Võid kirjalikult millegagi nõustuda, aga siis tuleb see ka päriselt ära teha. Aga ma siiski arvan, et võib-olla on võimalus, et järgmiste tundide jooksul saab maailm häid uudiseid. Vähemalt, mis puudutab väinesid ja protsessi, mis võib lõpuks viia meid sinna, kuhu president tahab, et me jõuaksime. Ja see on maailm, mis ei pea enam kartma. Nüüd andis Trump meile ka rohkem üksikasju selle kohta, mida USA Iraani rikastatud uraani osas nõuab. Rikastatud uraan antakse kas kohe Ühendriikidele hävitamiseks üle või tehakse seda koostöös ja koordineeritult Iraani Islamivabariigiga. See hävitatakse koha peal või mõnes muus sobivas asukohas, kus protsessi jälgib Aatomienergia komisjon. See on nüüd üsna oluline, sest seni ei olnud USA Iraani rikastatud uraani varu küsimuses eriti paindlik. Siiani oli USA seisukoht, et nad peavad selle üle andma kas Ameerika Ühendriikidele või Venemaale. Aga nüüd ollakse paindlikumad ja see võib olla tingitud sellest, et läbirääkimistel on tehtud edusamme. Paindlikkus seisneb põhimõtteliselt selles, et IAEA, mis on ÜRO rahvusvaheline tuumajärelevalveorganisatsioon, on kaasatud. See tähendab, et IAEA võib minna Iraani ja jälgida, kuidas Iraan hävitab selle rikastatud uraani, mis neil on. Nad võivad selle lihtsalt hävitada või siis muuta selle vähem rikastatuks. Nad võivad segada seda rikastamata uraaniga. Nii saab see uraan, mis on rikastatud 60%-ni, tõenäoliselt viidud näiteks 20%, 10% või isegi 3% tasemele. See sõltub üksikasjadest, mida arutatakse hiljem. Aga see on uus asi, millest USA on valmis loobuma, öeldes sisuliselt, kuulge, kui te ei taha, et uraan teie territooriumilt lahkuks, siis võite selle Iraanis kohapeal hävitada. Nüüd tahan ma siin fookuse veidi Iraanile suunata ja vaadata, mida nemad tegid kogu selle aja jooksul, kui see kõik toimus. Näite, Iraani diplomaadid olid Dohas, täpsemalt Iraani parlamendi spiiker Khalif Baf ja välisminister Aragachi, ning nad arutasid uusi tingimusi, mida Iraan oli valmis vastu võtma. Teheraan ütleb nüüd, et nad ei hakka laevadelt, mis läbivad Hormuzi väina, tasu võtma. Selle asemel tahavad nad kehtestada keskkonnatasu. Kes oleks arvanud, et Iraan muutub roheliseks? Lõppude lõpuks pumpavad nad ju palju naftat välja. Aga see on lihtsalt iraanlaste viis rääkida või siis diplomaatiline viis öelda, et ma ei hakka sulle trahvi määrama, aga kuidas oleks, kui teeksid kohustusliku annetuse? Täpselt nii tegutsevadki maffiabossid ja just seda Iraan üritabki teha. Aga kahjuks ma ei usu, et Iraanil oleks isegi seda jõudu, mis maffiabossidel on.
Lisaks sellele ütleb Iraan ka, et nad tahavad Hiina garantiisid igale kokkuleppele, millega nad nõustuvad. Ma arvan, et nad otsivad midagi sarnast sellele, mida Ukraina sai 1994 aastal, Budapesti memorandumit, mis garanteeris nende suveräänsuse. Nüüd, kahjuks Ukraina jaoks see ei toiminud hästi, sest Venemaa oli üks neist, kes garanteeris Ukraina suveräänsuse. Aga ma arvan, et Iraan loodab, et kui Hiina garanteerib sõjaliselt Iraani suveräänsuse, siis see tähendab, et Iraan võib pääseda mõne kokkulepitud lepingu tingimuse rikkumisega. Aga ma kahtlen, et see neile hästi lõpeb, sest me peame meeles pidama. Alles päev enne seda, kui Maduro Venezuelast kinni võeti, tema enda majas kohtus temaga Hiina minister ja kinnitas talle, et tal on Hiina toetus. Ja pärast seda, kui Maduro kinni võeti, ei teinud Hiina midagi. Seda peaks Iraan ilmselt meeles pidama, enne kui nad lähevad Hiinast garantiisid küsima. Nüüd jõuamegi tagasi selle Abrahami lepingute pommuudiseni. Siin on president Trumpi ametlik avaldus. Saate seda ise tervikuna lugeda. See on üsna pikk, aga põhimõtteliselt kutsub ta Saudi Araabiat, Araabia Ühendemiraate, Katari, Pakistani, Türgit, Egiptust, Bahreini ja Jordaaniat üles liituma Abrahami lepingutega. Kiire selgitus neile, kes pole seda jälginud. Abrahami lepingud on raamistik, mis käivitati 2020 aastal, kus moslemi enamusega riigid alustasid ametlikke, diplomaatilisi, majanduslikke ja kahepoolseid suhteid Iisraeliga. Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein on juba selles osalised. Algne plaan oli seda pidevalt laiendada, kaasata järjest rohkem riike ja loodetavasti saavutada selle kaudu pikaajaline rahu Lähis-Idas. Mõni aasta tagasi tundus tõenäoline, et Saudi Araabia võib sellega liituda, aga siis juhtus 7. oktoober, järgnes Gaza sõda ja see peatas kogu selle kokkuleppe hoogu. Iraan on aastaid ja miljardeid dollareid kulutanud selle nimel, et takistada Saudi Araabial Abrahami kokkulepetega liitumist ja kahjuks on neil see suures osas õnnestunud. Siin läheb asi huvitavaks, sest peame endalt küsima, miks USA selle teema just praegu üles võtab. Avalikus avalduses läbirääkimiste ajal Iraaniga peab ajastus meile midagi ütlema, eks? Sest pealtnäha on see nõudmine tegelikult üsna rumal. Enamiku nende riikide moslemi elanikkond on praegu sügavalt Iisraeliga suhete normaliseerimise vastu. Ja oletame, et need juhid tegelikult tahavad liituda Abrahami lepetega, aga nad ikkagi ei teeks seda, sest nad peavad arvestama sisepoliitilise olukorraga, millega nad peaksid silmitsi seisma, kui nad midagi sellist teeksid. Ja see puudutab tõesti peamiselt selliseid riike nagu Saudi Araabia. Aga lisaks sellele on meil riigid nagu Türgi ja ma arvan tõesti, et Türgi tõeliselt vihkab Iisraeli. Türgi juhid ei tahaks mingil juhul Iisraeliga liituda, nii et see mõte ei ole üldse loogiline. Ja oma avalduse lõpus ütleb Trump ka, et hei, võib-olla, kui kõik need riigid tulevikus liituvad, võiks ka Iraan liituda. Nii et tegelikult ei ole siin küsimus selles, et need riigid liituksid Abrahami kokkulepetega, sest me teame, et Iraan ei liitu kunagi. See on ju Iraani Islaamivabariik. See riik loodi vastanduma Iisraelile ja loomulikult ka Ameerika Ühendriikidele. Nii et ma kahtlen, et nad loobuvad oma eluaegsest unistusest. Siin on mul üks huvitav teooria ja see on midagi, mida ma nägin internetis. Mäletate, eelmises videos rääkisime sellest, kuidas Pärsia lahe riigid, täpsemalt Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid survestasid Washingtoni, et sõlmitaks mingisugune leping Iraaniga, et see sõda lõppeks ja Hormuzi väin taas avaneks. Need riigid olid väsinud. Nad tahtsid, et nende majandus saaks taas kasvada. Ja on täiesti võimalik, et 2 päeva tagasi ilmunud lekked tulid just Pärsia lahe riikidest, mitte Iraanist. Jällegi, mul ei ole selle kohta mingeid tõendeid, see on lihtsalt teooria. Ma lihtsalt pakun seda välja, aga on võimalik, et võib-olla olid just Pärsia lahe riigid need, kes kogu selle info lekitasid. See tähendab, et nende Pärsia lahe riikide poolt avaldati Ameerika Ühendriikidele survet, et nad lepiksid nõrgemate tingimustega lihtsalt selleks, et sõda lõpetada, sest need riigid tahavad, et laevateed oleksid jälle avatud. Kui sa nüüd mõtled selle peale, siis kui sa avalikult palud neil riikidel liituda Abrahami kokkulepetega, kui nad tahavad läbirääkimistel osaleda, on see väga lihtne viis panna need riigid meid rahule jätma, sest me teame, et need riigid ei liitu kunagi Abrahami kokkulepetega. Ja kui me esitame selle retoorilise nõudena, siis need riigid peaksid kas taanduma või vähemalt oma seisukohti läbirääkimistel pehmendama. See on lihtsalt teooria, seda ei saa kuidagi kinnitada ega teile rohkem tõendeid anda, kui ma juba näidanud olen, aga see on tõenäoline. Rohkem mul teile hetkel polegi.
tundub, et läbirääkimised edenevad, aga seda oleme me juba viimased 4 nädalat öelnud. nii et kuni ametlikku teadet pole, on mõistlik hoida ootused madalad. kohtume järgmises videos, minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.